$5 miljardi eest ehitatud tuumajõuline ristleja Admiral Nahimov on Venemaa mereväe uhkus, kandes piisavalt tulejõudu, et hävitada terved linnad või iga tee peale jääv laev. See peaks olema üks kõige hirmuäratavamaid sõjalaevu, mida maailm kunagi näinud on. Venemaa president Vladimir Putin armastab selle megasõjalise uuendusega uhkustada. Ukraina relvajõud muutsid selle peaaegu väärtusetuks, lasku tegemata. Siin on kogu lugu Admiral Nahimovi elust ja sisulisest surmast. Admiral Nahimovi lugu algas enne tänapäeva Venemaa tekkimist. See oli 17. mail 1983 Nõukogude Liidu päevil, kui selle laeva ehitamist alustati ametlikult Balti laevatehases Peterburis, mis tollal kandis nime Leningrad. Laev lasti vette 25. aprillil 1986 ja võeti kasutusele 30. detsembril 1988. Laev kandis nime Kalinin ja võeti Põhjalaevastiku teenistusse 21. aprillil 1989. 1992 aastal nimetati see ümber mereväe admiral Pavel Stepanovitš Nahimovi auks, kes juhtis Vene keisririigi mereväge Sinopi lahinguvõidus Krimmi sõjas 1853. Külma sõja ajal ehitatud Kirovi klassi lahinguristleja omas ulatuslikke ründe- ja kaitsevõimeid ning on suurim pealdelaev, mis on ehitatud pärast teist maailmasõda, välja arvatud lennukikandjad. Selle pikkus on üle 823 jalga ehk 251 meetrit, laius veidi üle 93 jalga ehk 28,5 meetrit ja süvis üle 33 jalga ehk 10,3 meetrit. Täislastis veeväljasurve on maksimaalselt 28 000 tonni. See oli varustatud ulatusliku relvastusega, mida 1980. aastate USA luurekogukond kirjeldas kui relvade valikut, mis teeb sellest ühe maailma võimsaimalt relvastatud tealvelaeva. Nende relvade hulka kuulusid 20 B-700 Granit laevatõrjeraketti, 12 S-300F õhutõrjeraketiheitjat, 96 raketiga ja 24 K-33 OSAM õhutõrjeraketisüsteemi. Pardal oli korraga 40 õhutõrjeraketti. Nahimovil oli 2 130 mm AK, 130 universaalkahurit, RBU-6000 ja RBU-1000 allveelaevatõrje raketiheitjad, 10 533 mm torpeedotoru ning 6 Cortic lähikaitsesüsteemi. See oli piisavalt tugev, et seista vastu NATO allveelaevadele ja lennukikandjate löögigruppidele. Sinna ehitati helikopteri maandumisplats ja teki alla ruumi kuni 3 Kamov Ka-27 mahutamiseks. Vaatamata suurele suurusele suutis see tänu spetsiaalsele mootorisüsteemile, mis kasutas nii aurujõudu kui ka tuumajõudu, ületada 30 sõlme ehk 34,5 miili tunnis. Sellel olid 2 auruturbiini ühendatud KN-3 tuumareaktoriga ning vajadusel lisajõudu andis õliküttel katel. Selle süsteemiga sai Nahimov tegutseda madalal kiirusel peaaegu piiramatult ning tippkiirus oli 25 sõlme ehk 29 miili tunnis. Tuumajõudu kasutades saab õlikatlaga ületada ka 30-sõlmelise kiiruse. Lisaks kõigele sellele oli Nahimovil pardal piisavalt ruumi enam kui 700-liikmelise meeskonna jaoks. See oli muljetavaldav alus ja hirmutav väljavaade igale NATO jõule avamerel. Kuid pärast külma sõja lõppu 1991. aastal hakkas admiral Nahimov aeglaselt oma tähtsust kaotama. Aastate möödudes oli Venemaal üha vähem põhjust nii suure ja kalli sõjalaeva töös hoidmiseks. Seetõttu tegi Nahimov üha vähem reise. Viimase 20. sajandil juulis 1997. 1999. aastal pukseeriti see Severodvinskisse remonti, mis muutus hiljem väga kalliks renoveerimiseks. Rohkem kui 2 aastakümne jooksul jäi Nahimov Sevmaši laevatehasesse paigale. Leev viidi vastavusse kaasaegsete standarditega, kuid projekt ületas nii eelarvet kui ka ajakava.
Tõepoolest, mitmel korral väitsid ametnikud, nagu Sevmaši direktor Nikolai Kalistratov, et projekt saab peagi valmis ja laev naaseb teenistusse. Nahimovi renoveerimine kestis peaaegu veerand sajandit. See maksis ka tohutud 200 miljardit rubla ehk umbes $5 miljardit, muutes selle üheks kõige kallimaks ühe laeva sõjalise moderniseerimise programmiks, mis kunagi registreeritud. Laeva eluaja pikendamiseks ja lahinguvõime parandamiseks tehti põhjalik kapitaalremont, mis hõlmas suuri muudatusi Nahimovi ründerelvastuses. Venemaa allikate järgi eemaldati vananenud B-700 Granit laevatõrjerakettide stardiseadmed ja asendati need 80 universaalse UKSK-3 S-14 stardiseadmega, mis suudavad tulistada kaliibri, Onyxi ja Zirconi rakette. Projekti raames lisati ka uued radarid, mis parandasid laeva olukorrateadlikkuse võimekust ning 130 mm AK-192M merekahur. Ka muud lähikaitserelvad, kahurid ning allveelaevade vastased raketid ja torpeedod on järk-järgult uuendatud. Laeva õhutõrjepatarei on nüüd külmasõjaaegse S-300 asemel varustatud S-400 süsteemiga. Need täiustused viisid admiral Nahimovi 21. sajandisse, andes kaubmaa ründevõimekuse. Näiteks Kaliber-tüüpi tiibraketid, mille hind on ligi $1 miljard tüki kohta, suudavad kanda kuni 500 kiloseid lõhkepeasid ja saavutavad tippkiiruseks kuni Mach 3 ehk 3-kordse helikiiruse, umbes 2300 miili tunnis. Mitmeastmeline tahkekütusel töötav konstruktsioon sisse ehitatud turboreaktiivmootoritega. Mõned neist rakettidest suutsid tabada sihtmärke 2500 kilomeetri kaugusel ja on olnud eriti tõhusad Venemaa sõjas Ukraina vastu. Kremli väed on tulistanud palju kaliibri rakette Ukraina linnade ja sõjaliste objektide pihta, põhjustades rohkelt ohvreid ning suuri kahjustusi hoonetele ja taristule. Ka P-800 Onyx rakettidel on muljetavaldavad tehnilised näitajad, sealhulgas tegevusraadius 370 miili ehk 600 kilomeetrit. Maksimaalne kiirus on Mach 2,9 ehk 1998 miili tunnis ning Zirconid on neist 3 kiireimad. Hüperhelikiiruslikud raketid saavutavad kiiruse kuni Mach 9 ehk ligi 7000 miili tunnis, mistõttu on neid väga raske tabada. See tagab, et vaenlase jõud Zirconi rünnaku all ei suuda praktiliselt reageerida ega vastata. Tõhusa tegevusraadiusega üle 1000 kilomeetrit võivad need raketid põhjustada ränka kahju nii lähedal kui ka kaugel olevatele sihtmärkidele. Nende täiendavate relvadega on tuumaenergia jõul töötav raketiristleja Nahimov tugevam kui kunagi varem, vähemalt paberil. 2025. aastal pärast üle 25 aasta dokis seismist alustas see suur lahinguristleja merekatsetusi plaaniga naasta järgmisel aastal sõjaväeteenistusse. See uudis pidanuks tekitama muret kogu Ukraina vägedes, sest sellise suuruse ja jõuga ristleja võiks potentsiaalselt võimaldada Venemaal kehtestada ülekaalu sellistes veekogudes nagu Must meri. Samal ajal andes Kremlile lisaplatvormi raketirünnakuteks Ukraina linnadele, asulatele, baasidele ja tsiviilobjektidele. Venemaa oleks pidanud uhkusega kiitlema oma uue tugeva laevaga, valmis vaenlasele tuld ja hävingut tooma ning juhtima rünnakut purustava võidu poole sõjas, mis kestis palju kauem kui keegi, isegi Vladimir Putin, ootas. Aga nii ei läinud. Arvatakse, et Venemaa ametnikud kahtlevad suletud uste taga Nahimovi renoveerimise kalli otsuse õigsuses, samal ajal kui lääne analüütikud peavad kogu projekti suureks aja ja raha raiskamiseks. Ukraina on samal ajal suutnud mereväesõja reegleid nii põhjalikult ümber kirjutada, et selline suur laev tundub pigem kalli ja kohmaka koormana kui hindamatu varana. Teisisõnu, uus ja täiustatud Nahimov ei ole sugugi nii surmav ega laastav, kui esmapilgul paistab, vaid on hoopis järjekordne kallis meeldetuletus Venemaa aegunud doktriinidest ja kahanevast sõjalisest jõust.
28 000 tonni veeväljasurvet, millel on vähe või üldse mitte võimalust sõjas Ukrainaga olulist rolli mängida. Aga enne kui sellesse süveneme, kui see on selline ülevaade, mida soovid rohkem näha, siis kindlasti telli The Military Show kanal. Me teeme selliseid analüüse iga nädal. Paberil peaks admiral Nahimov olema üks väärtuslikumaid ja olulisemaid relvasüsteeme kogu Venemaa arsenalis. See peaks olema väljas, võtma strateegilisi positsioone Mustal merel ja sooritama võimsaid raketilööke kõrge väärtusega sihtmärkide pihta üle Ukraina. See peaks sisendama hirmu Ukraina relvajõududesse, olles samal ajal pidev ja kõigutamatu meeldetuletus Venemaa rikkalikust sõjaajaloost ja ületamatust jõust. Aga see ei tee midagi sellest. Miks? Sest ajad on muutunud. Kunagi andis selline hiiglaslik ristleja enneolematu sõjalise eelise ja oli iga mereväe uhkus. Venemaa on aastaid rääkinud Nahimovi kaasajastamisest ja taas sõjaväeteenistusse toomisest. Ja aastaid oli see hirmutav väljavaade riigi vaenlastele üle kogu maailma. Aga enam mitte. Hiiglaslik ristleja modernsete raketistardisüsteemide ja 10 rakettidega pole enam endine oht. Sest enam ei ole see aeg, kus tohutud sõjaväevad valitsevad ookeanilainetel. See on droonide ajastu. Odavad ja lihtsad, kuid väga tõhusad kahju tekitamisel ja sihtmärkide hävitamisel. Droonid domineerivad Venemaa ja Ukraina sõjas, kus Ukraina on edukalt loonud uuenduslikke õhus ja merel tegutsevaid mudeleid sihtmärkide hävitamiseks. Nagu mereväeekspert ja avatud allikaga luureanalüütik H.I. Sutton kirjutab ajakirjas Naval News, esitavad Ukraina pinnadroonid ehk USV-d Mustal merel palju suuremale Vene laevastikule näiliselt lahendamatuid kaitseprobleeme. Kui Ukraina mereväe droonid hoiavad Musta mere laevastiku sadamas, on Vene merevägi sisuliselt ise endale koorma pannud, klammerdudes meeleheitlikult tuhmunud külmasõja hiilguse külge. Teisiti öeldes näib Venemaa endiselt olevat kimmi jäänud möödunud ajastusse, kus enneolematult suured ja võimsad sõjalaevad olid mereväe jõu kõige olulisemaks sümboliks. Ajastul, mil riigid võistlesid, kes ehitab suurimad ja uhkemad laevad, parimate raketiheitjate ja õhutõrjesüsteemidega. Tõde on, et see ajastu on läbi. Isegi maailma suurimad sõjalised jõud loobuvad miljardeid maksvate sõjalaevade ehitamisest ja keskenduvad rohkem droonidele ning nende käivitamiseks vajalikele platvormidele. Hiina on väsimatult töötanud oma mehitamata drooniplatvormide valiku laiendamise nimel avamerel. USA investeerib palju raha ja tööjõudu mereväe droonilaevastiku arendamisse, et püsida vastastega kaasaegses sõjapidamises. Venemaa on kulutanud miljardeid ühe laeva moderniseerimiseks, millel tänapäeval on üha vähem kohta. Nagu Sutton edasi ütleb, tundub nii suurte pealveelaevade tulevik mehitamata sõjapidamise ajastul üha küsitavam. Juba enne droonide aega oli suure raha ja tulejõu koondamine ühele laevale vaieldav. Nüüd on see veelgi kahtlasem. Kuigi droonid ei suuda praegu täita kõiki mehitatud laevade rolle, on oht, mida nad loovad, ja viis, kuidas nad mereväe sõjapidamist muudavad, täiesti reaalne. Ja Ukraina on selles osas olnud teerajaja, nihutades ja ületades droonisõja piire korduvalt kogu senise konflikti jooksul. On olnud lugematul hulgal salvestatud juhtumeid, kus Ukraina droonimeeskonnad on hävitanud kõrge väärtusega Vene mereväe varasid. Näiteks 2025. aasta lõpus kasutas Ukraina sõjavägi allveedroone, et õhkida Vene kiloklassi allveelaev, mis tol hetkel seisis Novorossijski sadamas. Allveelaev maksis umbes $400 miljonit, kuid selle hävitamiseks kasutatud droonid maksid vaid 100 000. See näitab, kui palju väärtuslikum on tänapäeval omada tugevat valikut, suhteliselt odavaid droone, kui omada väikest hulka ülikalleid sõjalaevu. Sageli piisab vaid ühest või kahest täpsest droonitabamusest, et miljonite või isegi miljardite dollarite väärtuses sõjatehnika häviks või ookeani põhja vajuks. 2022. aastast on mitmed Vene allveelaevad, dessantlaevad, ristlejad ja muud alused saanud Ukraina droonide rünnakutes tabamusi, kahjustusi või hävitatud.
See on jõudnud isegi sinnamaani, et Venemaa komandörid kardavad oma laevu merele saata, sealhulgas selliseid aluseid nagu Nahimov, sest nad teavad, et Ukraina droonimeeskonnad jälgivad merd ja võivad kiiresti käivitada täpseid tõhusaid rünnakuid nende hävitamiseks. Kiev on Venemaa laevastikus sisuliselt uputanud ilma ühegi päris lasuta. Sutoni sõnul on Vene merevägi Mustal merel sunnitud sadamasse jääma Ukraina pinnadroonide pideva, kuid raskesti tabatava ohu tõttu. Ta ütleb, et kuigi need droonid pole nii võimsad kui Onyx ja Kalibr raketid, on need siiski tõhusad mängu muutva kahju põhjustamiseks ning piisavalt väikesed ja osavad, et vältida ka Venemaa kõige keerukamaid lähikaitsesüsteeme. Ja võib-olla on mereväedroonide suurim eelis võrreldes suurte laevadega see, need on mehitamata. See omakorda muudab need kergesti ohverdatavaks. Ukraina võiks Vene laeva vastu saata 100 drooni ja kui mõned neist tabavad, on see edukas missioon ilma, et Ukraina elud oleks ohus või kaotatud. Vene natsionalistlikud sõjablogijad ei pea vaevaks isegi mõnekümne vaenlase drooni hävitamist tähistada. Aga kui Ukraina suudab hävitada Vene laeva koos selle meeskonnaga, mis võib mõnikord koosneda 10 või isegi 100 Vene sõduritest, siis on see selline võit, mille üle tasub uhkust tunda. Droonide oluliselt odavam hind võrreldes sõjalaevade, fregattide, allveelaevade ja dessantlaevadega muudab need veelgi kergemini asendatavaks. Sõjalaevad on nii ehitamisel kui hooldamisel väga kallid, seetõttu tuleb neid eriti ettevaatlikult kohelda. Operatsioonid peavad olema planeeritud ülima täpsusega, kuni kõige pisemate detailideni välja. Isegi kõige väiksem tähelepanematus või viga võib viia katastroofiliste kaotusteni. Kuigi Venemaa sõjalaevad on suured ja muljetavaldavad, pole need uppumatud. See tõestati juba 2022. aastal, kui Venemaa Musta mere laevastiku lipulaev Moskva uputati Ukraina Neptun rakettidega. See üksik juhtum tõi esile suurte sõjalaevade üllatava haavatavuse, kui neil puuduvad piisavad lähikaitse ja avariitõrjevõimed. Poolraske kujutada, et admiral Nahimov võiks sattuda sarnasesse olukorda, kui satub vaenulikesse vetesse või saab tabamuse Ukraina drooni või raketirünnakust. Suttoni sõnul tunduvad suured laevad rahuajal muljetavaldavad, kuid lahingus pole nad nii haavatamatud kui näib. Paljud neist pole paremini soomustatud kui väiksemad laevad Venemaa Musta mere sadamates. Seega oleks Venemaal olnud targem Moskva juhtumist õppida ja suunata rohkem raha tulekustutus- ja avariitõrjesüsteemidesse Nahimovi moderniseerimiseks. Selmet muretseda nii palju ründevõime ja rakettide arvu pärast. Nagu paljudel teistelgi juhtudel, kus riik on raisanud suuri summasid sarnastele katastroofidele, näitab Venemaa jätkuvalt hämmastavat kangekaelsust ja vastumeelsust ajaga kaasas käia. See elab endiselt minevikus, järgides reegleid, millest ülejäänud maailm on juba loobunud. Sutton on üks paljudest analüütikutest, kes peab Nahimovi pigem jõu näitamise edevusprojektiks kui praktilise sõjalise väärtusega laevaks. Selle edevusprojekti kulud ei piirdu moderniseerimisega, ka suure laeva hooldus on väga kallis. Mida rohkem Venemaa aega ja ressursse kulutab, seda tõenäolisemalt otsustab merevägi laevateenistusest eemaldada. Venemaa peavaenlane Ameerika Ühendriigid kasutas juba 1980-ndatel sõjalaevu, millel olid Nahimovi stiilis maismaa sihtmärkide ründamise võimed. Mõned Ameerika tipristlejad, näiteks 1983. aastal kasutusele võetud Ticonderoga klass, on tänapäeval väidetavalt isegi võimsamad kui Nahimov. Näiteks võivad need olla varustatud kuni 122 vertikaalse raketistarditoruga, samal ajal kui nende veeväljasurve on alla 10 000 tonni. Võrdluseks, kuigi Nahimov on suurem, on tal vaid umbes 80 raketistarditoru. Nahimov pole mitte ainult sõjas Ukrainaga kasutu, vaid jääb ka aastakümneid maha USA tehnoloogiast. Nagu Venemaa T-14 Armata tank, mida Putin ja tema Kremli käsilased kiidavad, kuid kriitikud nimetavad edevusprojektiks, paistab ka Nahimov olevat pigem stiil kui sisu.
Venemaal on veel üks visuaalselt muljetavaldav vara mereparaadide jaoks, kuid sellel puudub tegelik sõjaline väärtus. Ja mitte ainult merel ei kasuta Venemaa kalleid aegunud vahendeid. See video uurib, miks riigi põhilahingutankid osutusid Ukraina relvajõududega lahingus kasutuks. Või vaadake seda üksikasjalikku ülevaadet 5 Venemaa niinimetatud superrelvast, mis on täielikult läbi kukkunud kriigil rinnetel. Kindlasti tellige meie kanal, et saada rohkem analüüse ja värskeid sõjauudiseid, mida te ei taha maha magada.